Ma tean, et see on sinu järeldus, aga see polnud ju minu küsimuseks. See oli minu vastus. Sina, sa kütad seda vestlust üles. Mees, ole ettevaatlik, et teda mitte solvata. Ja ma vabandan. Seda. Florida plastikkirurg Dr. Ben Brown on süüdistatud omaenda naise tapmises iluprotseduuri ajal, kuid kaitse väidab, et teadus seda ei kinnita. See ei ole toksikoloog, eks? Ma ei ole toksikoloog. Žürii otsustada jääb, kumba kahest eksperdist uskuda. Ma viin teid selle pingelise kohtusaali lahingu sisse ja selgitan, miks kohtuniku otsus võib saada üheks tähtsaimaks otsuseks enne, kui Dr. Browni kohtuprotsess üldse algab. Mina olen Anjanette Levy ja see on Law and Crime. Hillary Brown oli ema. Tal oli 2 tütart, poeg ja perekond. Ta oli abielus plastikkirurg Dr. Ben Browniga ning töötas koos temaga tema kliinikus. 21. novembril 2023 läks ta sellesse kliinikusse protseduurile, mis oleks pidanud olema rutiinne. Midagi, mida ta oli varemgi teinud, kuid seekord ta enam välja ei tulnud. Helistage 112 politsei tuletõrje kiirabi. Mul on hädaolukord. Hästi. Keda te vajate? Politsei, tuletõrjet või kiirabi? Kiirabi, meil on ebastabiilne patsient. Hästi, öelge aadress. Terry. Proua, mis on teie aadress? Olgu, kas te olete praegu patsiendi juures? Jah. Olgu, abi on juba teel. Mis täpselt juhtus? Tal tehti operatsiooni. See on ilukirurgia kliinik. Ja ta seisund on ebastabiilne. Tal on krambid. Ja 7 päeva hiljem oli Hillary Brown surnud. Uurijate sõnul tehti Hillary'le mitu protseduuri. Kõhuarmide korrigeerimine, käte rasvaimu, huulte süstid, laserravi silmade ümbruses. Tunnistajate sõnul oli ta enamiku ajast ärkvel ja rääkis. Ta aitas isegi oma tilgakotti ette valmistada, kuid siis hakkas protseduur valesti minema. Tunnistajate sõnul hakkas ta krampides väänlema. Töötajad küsisid Dr. Brownilt, kas nad peaksid helistama hädaabinumbrile 112, kui ta ütles neil oodata ning naine ei tundnudki enam teadvusele. Ma siis vist lihtsalt annan teile teada. Ma ei näe praegu rohkem põhjust, aga põhimõtteliselt saime meditsiinilise väljakutse arstikabinetti sinna Varres, kus ma arvan plastiline kirurg tegi oma naisele protseduuri. Ja siis öeldi meile, et tal tekkis südameseiskus. Ma arvan, et Sevilla kogub lihtsalt kõik nende nimed ja teeb kiire taustakontrolli juhuks, kui midagi peaks ilmnema. Näiteks keegi ütleb, et ta üritas teda tappa. Sa tead küll. Mõni kuu hiljem esitatakse Dr. Brownile süüdistus surma põhjustamises süülise hooletuse tõttu. Pärast seda, kui kohtuarst tuvastas, et Hillary Brown suri lidokaini mürgistuse tüsistuste tagajärjel. Kaitse väidab aga, et kohtuarstil ei tohiks lubada tunnistada, et lidokaiini mürgistus põhjustas Hillary Browni surma, väites, et ta ei ole pädev sellist järeldust tegema. Kaitse esitas taotluse, milles palus kohtunikul piirata selle osa tema ütlustest. Ja sel nädalal arutas kohtunik kaitsetaotlust. Dr. Diana Oleski astus tunnistaja pingile ja ülekuulamise ajal tunnistas ta, et ta ei ole raviarst ega toksikoloog. Lidokaiini toksilisus on kliiniline diagnoos. Ma ei ole raviarst. Ei, härra. Õige. Ma ei vannuks kunagi, et olen toksikoloogina ekspert. Ma ei määranud, millist kontsentratsiooni kasutati. Mul polnud aimugi, mis protsendilise tugevusega lidokaiini Dr. Brown oma kabinetis hoidis. Ma püüdsin eristada midagi, mida võetakse otse viaalist 1 või 2% võrreldes tumesentlausega, mis on valmistatud. Olgu, ja lihtsalt selguse huvides. Teeme selle natuke selgemaks. See aineviaalist, nagu sa ütlesid, see võib olla 1%, see võib olla 2%, eks. Ja kas sa oled uurinud, kas lidokaini kontsentratsioon nendes viaalides on standardne? Ma olen seda uurinud ja 1% või 2% on kõige tavalisemad kontsentratsioonid. Toksikoloogia on valdkond, mis uurib toksiine ja ravimeid. Olgu, ja nende mõju kehale? Jah, see võib küll.
no ma mõtlen, see ongi kogu toksikoloogia eesmärk, eks näidata kindlaks, mida ravim või aine kehale teeb, eks. Nad saavad ka kindlaks teha, mis kemikaaliga on tegemist, näiteks väljaspool keha. Ja. Kas te tunnistaksite, et toksikoloog oleks sellistes küsimustes nagu poolestusaeg ja teatud toksiinide mõju kehale rohkem teadlik ja ajakohasel kui teie ise? Ma usun, et neil on parem. Arusaam tänu oma erialale, kuidas teatud ravimid võivad omavahel suhelda. Süüdistus vastas, et doktor Oleski ei andnud tunnistusi toksikoloogina. Ta andis tunnistusi kohtuarstina, kes määras Hillary Browni surmapõhjuse kogu olemasoleva teabe põhjal, kui kaitse jätkas survestamist. Nad tahtsid teada, kust ta oma teabe sai, eriti väite kohta, et kasutati lahjendamata lidokaiini. Kust te selle teabe saite, et see oli, tsiteerin, lahjendamata? Sain selle teabe õiguskaitseorganite uurimise käigus nende tunnistajatega tehtud intervjuudest. Kas te saite midagi sellest ka meditsiinilistest dokumentidest? Ei saanud. Kas te tegelikult saite või vaatasite te meditsiinilisi dokumente, et väita, et vastupidine on tõsi? Et lahjendamata lidokaiini ei kasutatud ega manustatud? Te vaatasite meditsiinilised dokumendid täielikult läbi, eks? Jah, ma tegin seda. Ja te kaasasite sellesse ülevaatesse ka tema kliinilised märkmed, eks? Õige. Ja lihtsalt selguse huvides, arsti kliinilised andmed ehk kliinilised märkmed olid üsna täielikult, kas pole? Kui ma need lõpuks kätte sain, olid need koostatud tavapärase ravistandardi järgi, mida ma olen näinud. Õige. Ja need sisaldavad kõike, mida ta andis. Eelnevalt antud ravimite kogust, protseduuride ajal kasutatud ksülokaiini lahjendi kogust, kõike, mida tavaliselt kliinilistes märkmetes nähtakse. Jaa. Olgu. Ja nendes hoolifotodel ei ole midagi, mis viitaks lahjendamata tsirkooniumi olemasolu, eks? Ma ei mäleta, et tema märkmetes oleks olnud midagi, kus ta oleks loetlenud ravimite hulgas, mida ta talle andis lahjendamata lahust. Kaitse küsis ka lidokaiini vereproovi võtmise kohta haiglas ja kas doktor Oleski teadis, mis see tulemus oli. Ja just seal muutusid asjad kiiresti pingeliseks. Nii et te teate meditsiinilistest dokumentidest, et võeti vereproov, patsiendilt lidokaiini sisaldus vereseks. Haiglas võeti vereproov lidokaiini taseme määramiseks. Jah. Kust see tuli? Mis täpsemalt kust tuli? Mis mina? Vedelik, küps vedelik. Ma loodan, et see oli silmavedelik elus inimeselt, aga ma arvan, et see tuli verest. Ma ei tea, kas see oli perifeerne veri või keskne arteriaalne torge. Jaa, mees. Ma ei mäleta, mul ei ole seda praegu ees. Kui ma ütleksin, et see oli 3,4, kas sa vaidaksid sellele vastu? See oli piisavalt kõrge, et põhjustada krampe ja lidokaiini toksilisuse kliinilisi sümptomeid. Ma tean, et see on sinu hinnang, aga see polnud minu küsimuseks. See oli minu vastus. Lähtud sinu kogemusest arstina ning olles seda juba mõnda aega näinud ja kaua teinud. On vastutustundetu tagantjärele arvutada. Oota korraks mees. Härra Warren. Ole ettevaatlik, kuidas sa küsimusi esitad. Sa ajad selle vestluse liiga tuliseks. Mees, ole ettevaatlik, et sa seda ei teeks. Ja ma ei vabanda. Ma vabandan. Kaitsel oli siin veel üks argument ja see on suur asi. Käsitleti ka midagi muud. Eraldi Florida Tervishoiuameti istungid, mis puudutas Dr. Browni meditsiinilitsentsi. Kaitse taotluse kohaselt andis sellel istungil toksikoloogia ekspert Dr. Christopher Borgert tunnistusi, et lidokaiin ei olnud Hillary surma põhjus. Ja kaitses sõnul leidis istungi ametnik, et tema tunnistus oli usaldusväärne ning osakond loobus hiljem lidokaiini toksilisuse kasutamisest Dr. Browni litsentsi suhtes distsiplinaarmeetmete alusena. Nii et kaitseargument on, et kui Terviseamet sellele teooriale ei tuginenud, siis miks peaks vandekohus sellele teooriale tuginema? Dr. Browni advokaat kutsus seejärel tunnistaja pingile Dr. Christopher Borgerdi, sama farmakoloogi ja toksikoloogi, kes andis tunnistusi ka selles Terviseameti juhtumis. Ja siin on, mida ta ütles.
Ma sain doktorikraadi meditsiiniteadustes Florida ülikooli farmakoloogia ja keskkonnaterapeutika osakonnast. Seejärel tegin järeldoktorantuuri toksikoloogias Florida ülikooli keskkonna- ja inimtoksikoloogia keskuses. Igas avaldatud näites tase tõuseb, ikka veel kasvab. Joonistan selle teile tagurpidi. See kasvab ikka veel, tagurpidi minu jaoks, et saaksite selle üle mõelda vasakult paremale oma kontekstis. 6 tunni pärast kasvab ikka veel. Mitte ühelgi juhul ei ole tase varasemal ajahetkel kõrgem. See on üks stsenaarium. See stsenaarium ennustaks, et Hillary Brown oleks tublisti alla 5, mis on üldiselt aktsepteeritud isegi tundlike inimeste puhul. Alla 5 nanogrammi milliliitri kohta on terapeutilises vahemikus. Üle 1,5 nanogrammi milliliitri kohta kuni 5-ni on mittetoksiiline. Ja ma vabandan, et ma sellesse detailidesse laskusin, aga mida ma püüan öelda, on see, et tema metoodika ei suutnud seda teha. Ta ei suutnud neid erinevaid stsenaariume eristada ja öelda, et okei, ühe stsenaariumi puhul milline info. Teate, mida see 3,4 meile ütleb, kui ta ei toonud neid stsenaariume välja ega hinnanud neid süstemaatiliselt, et teha kindlaks, milline neist on mõistlik. Ta kasutas selle asemel kliinilist diagnoosi ja näis siis valivat erinevaid fakte, et need sobituksid mingisse narratiivi. Pärast tunde kestnud ütlusi tegi kohtunik otsuse. Ta on meie peakohtuarst, olnud seda juba mitu aastat. Tal on vajalik haridus. Kui ma õigesti mäletan, siis oli see 13 aastat koolitust, et saada kohtumeditsiini eksperdiks või kohtupatoloogiks. Ta on läbi viinud ka üle 2000 lahkamise. Päeva lõpuks usun ma, et tänane tunnistus on tõestanud, et doktor Leskil oli piisavalt fakte ja andmeid. Tema põhimõtted ja meetodid, mille abil ta oma järelduseni jõudis, on usaldusväärsed ning ta rakendas neid põhimõtteid ja meetodeid usaldusväärselt. Žürii otsustada jääb kumba 2 eksperdist uskuda. Ma arvan, et on 3 võimalikku stsenaariumi. Üks võimalus on see, et tema tegelikult ei manustanud midagi valesti. See on võimalik. Teine võimalus on ta manustas kogemata midagi valesti ega saanud sellest aru. Nii et ta tõesti usub, et tegi seda õigesti. Nii et meditsiinilised dokumendid näitaksid, et ta manustas selle õigesti. Või peame arvestama tõsiasjaga, et need dokumendid, kuigi on meditsiinilised dokumendid, ma ei tea, kas neil on sama usaldusväärsus nagu arstidelt pärit meditsiinilistel dokumentidel, kui arst ei ole ise süüdistatav. Nii et on olemas ka 3. võimalus. Et ta sai oma veast aru, kui ta ei dokumenteerinud seda meditsiinidokumentides. Nii et kõik see leian, et taotlus tuleks tagasi lükata. Vandekohtul peaks olema võimalus kuulda doktor Oleski selgitust selle kohta, mida ta tegi ja millistele järeldustele ta jõudis. Täpselt nagu vandekohtul peaks olema võimalus kuulda ka kaitseseisukohta, miks nad arvavad, et see järeldus on vale. See tähendab, et kohtumeditsiini ekspert võib tunnistada kõigi oma leidude kohta. Aga mis puudutab seda, millal asi tegelikult vandekohtuni jõuab, siis see võib võtta aega. Kothnek andis ka korralduse kohtuprotsessi kuupäeva edasi lükata ning uus kuupäev määratakse oktoobris. Kuid küsimus jääb, kas doktor Brown tappis tõesti oma naise või ajab riik taga teooriat, mis ei pea vett. Seega tahan kaasata John Day. Ta on kriminaalkaitseadvokaat New Mexico osariigis. Ta on varem tegelenud keeruliste meditsiinijuhtumitega. Igati tore mees. John, aitäh, et tulid saatesse. Mis on sinu arvamus selle kohta, et prokuratuuril lubati pärast seda tulist arutelu esitada kohtuprotsessil arvamus lidokaiini toksilisuse kohta? Aitäh, et mind kutsusid, Anja Netlevi. Tead, vahel peab prokurörina olema ettevaatlik, mida sa soovid. Sest kohtunik lubas selle tunnistuse, aga minu arvates ja paljude teiste arvates pole see kahtlase mainega kohtumeditsiini eksperdi ütlus tingimata kaitsele kaotus. Nüüd saavad nad kohtumeditsiini eksperdi ütlusi vaidlustada, rõhutada, et ta ei ole toksikoloog ning et on olemas toksikoloog, kes tema väiteid sisuliselt ümber lükkab.
ma mõtlen, see on nagu jõulukingi ulatamine kaitsjale. Teatud mõttes, sest neil on palju teemasid, mida käsitleda, mis on vandekohtu ees neile soodsad. Selle kohta, kuidas kohtumeditsiini ekspert täpselt oma järelduseni jõudis, millist teavet ta tagasi lükkas, miks ta selle teabe tagasi lükkas ja millised on tema kvalifikatsioonid. Nii et kui sa püüad kaitseadvokaadina vandekohtu silmis tõestada, et on olemas mõistlik kahtlus, siis on see kingitus. Ja seetõttu ei näe ma seda tingimata halva asjana, kui oled kaitse poolel. See on tõesti huvitav ja tead, ma olen kajastanud piisavalt palju kriminaalasju kohtuprotsessidel. Sa oled esindanud piisavalt palju süüdistatavaid, et teada, et kohtuarst või koroner võib võtta kogu neile esitatud teabe ja teha otsuse surmapõhjuse kohta. Aga mis mulle nii huvitav tundub, on see, et Terviseamet vaatas seda lidokaiini toksilisuse küsimust ja ütles, et me ei kasuta seda alustena, et teda karistada või tema litsentsi piirata, sest me ei arva, et sellel oleks kehtivust. Nii et ma olen natuke segaduses, kuidas inimesed, meditsiinitöötajad Terviseameti poolel saavad seda näha ja öelda, et me ei usu, et see oli osa tema surma põhjusest. Aga siis patoloog, kohtuarst ütleb, et jah, see oli. Ma tean, et arstid võivad omada erinevaid arvamusi. See ei juhtu kogu aeg, aga see tundub lihtsalt kohutavalt riskantne. Vaatame siis asja suuremas plaanis. Kui sa oled kaitse poolel, siis ütled, okei, kes seda juhtumit süüdistab? Florida osariik? Kes on Florida osariigi tervishoiuosakond? Ja mida nemad ütlevad? Sa ütled vandekohtule. Teil on Florida osariik, aga nemad ei suuda otsusele jõuda. Teil on kaks haru, prokuratuur ja tervishoiuosakond. Ja nad räägivad teineteisele vastu. Kas te saate selle süüdistatava süüdi mõista lihtsalt selle põhjal, et Florida osariik ilmselt ei tea, mida ta teeb? Ma mõtlen, see on see, mida te võiksite vandekohtu ees lõppsõnas öelda. Ma mõtlen, te tahate rõhutada, et te eeldaksite, et prokuratuuril on kõik asjad korras. Palju küsimusi selle kohta, miks nad üldse selle tee valisid, miks nad seda ette ei näinud ja miks me üldse sellises olukorras oleme. Kui sa oled prokurör, pead sa natuke piinlikkust tundma, natuke häbenema, et sa pole ette planeerinud ega mõelnud, kuidas kaitse seda mängima hakkab. Aga sa ütled vandekohtule, et riik ei tea. Nad ei suuda otsustada, nad ei suuda teile kindlat vastust anda. Miks te siis peaksite süüdi mõistma? Ja see tõesti tundub, et sa tekitad siin põhjendatud kahtlust. Siiski on meil endiselt kõik need teised kohutavalt halvad faktid Dr. Ben Browni kohta. Ma mõtlen, tema naine oli tema kabinetis ja segas seal asju omaenda protseduuride jaoks. Tema abikaasa tegi talle protseduure. Võib-olla pole see ebatavaline, aga tundub, et see on midagi, mida ei peaks tegema. Sul on kõik need teised inimesed, kes seal töötasid ja kes võivad tunnistada, et jah, ma ei arvanud, et see on päris õige, tead küll. Ja me tahtsime helistada 112, aga tema ütles, et ootame, sest tal oli olukord kontrolli all. Nii et on mitmeid uskumatult halbu asjaolusid, mis mängivad Dr. Browni kahjuks, sest tema naine oli krampides ja tõmbles, aga ta ei lubanud oma kolleegidel ega alluvatel 112 helistada. Õige. Ja isegi kui sa võtad toksikoloogia osa ära, siis nagu sa ütlesid, on endiselt palju halbu asjaolusid. See ei ole asi, millest see juhtum sõltub, aga see on üks osa sellest. Ja see on üks osa, millele kaitse, kui sa tead, ja tal on selles asjas suurepärane kaitsemeeskond, saab keskenduda. See on ainult üks osa sellest. Ja on palju muid asju, millega nad peavad tegelema. Palju muid asju, mis on prokuratuuri kasuks. Nii et isegi kui žürii ees ei ole toksikoloogia küsimust, saavad nad ikkagi ülejäänud vaadata. Ja öelda, jah, ma mõtlen, me oleme me. Me usume seda, mida prokuratuur ütleb arsti ehk abikaasa tegude või tegemata jätmiste kohta. Kes, muide, kui su naine on laual, siis sa arvad, et sa pöörad oma tegevusele erilist tähelepanu. Nii et jah, ilma toksikoloogiata on žüriil palju muid asju, mida nad saavad süüdi mõistmiseks kasutada. Aga kui sa oled kaitsepoole esindaja, pead sa kasutama seda, mis sul on, et tekitada mingisugune põhjendatud kahtlus. Ja väita, et selle põhjal ei saa seda meest süüdi mõista. Sul pole isegi usaldusväärset surmapõhjust ja selles osas on erimeelsusi. Nii et kaitse peab haarama kinni kõigest, mis võimalik ja nad teevadki seda selles kohtuasjas. Kindlasti teevad nad seda ja sul on õigus. Tal on tõesti väga hea kaitsemeeskond. Mark O'Mara on tuntud Floridast pärit kriminaalkaitsja. Ta esindas George Zimmermani Trayvon Martini kohtuasjas. Ta on tegelenud paljude teiste suurte ja tähelepanuväärsete juhtumitega. Ta on väga hea advokaat.
Aga päeva lõpuks on meil ikkagi naine, kes läbis oma abikaasa kabinetis palju protseduure ja suri hiljem. Ja Dad, ma mõtlen ka, kas nad hakkavad väitma, et jah, teda oleks võinud päästa, aga midagi juhtus haiglas. Ma mõtlen, kes teab, mida nad ütlevad tead, sest on ju veel see osa, et ta oli haiglas 7 päeva ja ta oli sisuliselt elutoel ning sai ravi. Nii et ma arvan, et ka selle juhtumi puhul on see küsimus üleval. Jah, palju vahepealseid tegevusi, millele kaitsja kavatseb viidata. Ma mõtlen, et isegi kui prokuratuuril on mõned head faktid, siis see ei ole nii lihtne. Sellepärast need juhtumid kohtusse jõuavadki, sest mõlemad pooled arvavad, et neil on midagi, aga risk on mõlemal poolel olemas. Kaitsel on ilmselgelt palju argumente varuks, kui rääkida muudest põhjustest või panusest või sellest, mida ta eelnevalt võis võtta. Ja kas on kuidagi kindlaks tehtud, mida ta enne operatsiooni sisse võttis? Siin on palju fakte. Aga kui sina oled vandekohtunik, siis kaalud sa täpselt samu asju, millest meie praegu räägime. Kui sina oled kaitse, siis tahadki, et vandekohtunikud selle kõik läbi mõtleksid. Sa tahad, et nad mõtleksid, millised muud põhjused võiksid selle juhtumise taga olla. Jah, oli natuke lohakust, jah, oli natuke tähelepanematust, aga kas see on piisav, et me saaksime selle inimese süüdi mõista? Ja asjas, kui nad ei peaks selle peale mõtlema, siis tead, kas see inimene väärib vanglasse minekut. Vandekohtunikud ei peaks seda tegema, aga nad teevad seda ikkagi. Ma mõtlen ka, kas see juhtum üldse jõuab kohtusse. Ma mõtlen, prokurörid on ilmselgelt väga enesekindlad, aga tundub, et see kaitsemeeskond võiks kohtus tõstatada mõningaid küsimusi, mis võiksid tekitada mõistlikku kahtlust. Jah, kas neil on hoog sees, ma mõtlen, kas nad tunnevad, et liiguvad kiiresti edasi ja on ise ka enesekindlad. Žürii ees võib tõeliselt hea kaitsemeeskond, nagu doktoril on, tekitada žüriis neid kahtlusi. Ja nad võivad otsustada, et me ei mõista teda sellest tapmissüüdistuses süüdi. Nii et palju on veel lahtine. Tead see kohtuniku otsus testi kohta. Tunnistused on üks samm ja nagu ma ütlen, kui sa oled kaitse poolel, siis mõtled, et tead, meid ei huvita. Me saame kasutada arsti erialase spetsialiseerumise puudumist enda kasuks. Me saame kasutada seda, et riigi poolt on selles toksikoloogia küsimuses vastuolu. Ma mõtlen, neil on palju, mida kasutada. Ja kui sa tunned end kaitseadvokaadina hästi, siis ütled oma kliendile, et nad võivad pakkuda kokkulepet, nad võivad proovida sellest midagi saada. Nad ei taha, kui sa oled prokurör, siis sa ei taha sellises suure tähelepanu all olevas kohtuasjas kaotada. Nii et jah, alati on võimalus, et tuleb mingisugune kokkulepe. Aga kui sa oled hea kaitseadvokaat, siis sa ei ava ust ühelegi kokkuleppele enne, kui sul on midagi, mis on sinu kliendi huvides. Ma olen huvitatud nägema, kuhu see juhtum edasi liigub. Prokuratuur tundub väga enesekindel, aga Marco Merrill on hea kogemuste pagas. Seda ma tean. Nii et ma hoian sellel hoolikalt silma peal. Aitäh sulle, John Day, et leidsid aega. Hindan seda väga. Aitäh, hea siin näha. Dr. Brown on jätkuvalt kautsiooni vastu vabaduses, samal ajal, kui tema juhtum süsteemis edasi liigub ja me hoiame sellel teie ees silma peal. See oli kõik selleks Law and Crime episoodiks. Mina olen Anjanett Leevi. Suur tänu, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.